Aga nii palju siis tänasest kalapüügist, et 3 kontakti, 3 kätte, 2 läksid tagasi ujuma, 1 võtsin kaasa ja saab õhtul kodus panni naerma. Mõnus. Ahoi! Täna tulin siis üksinda paadiga järve peale. Ja täna on siis plaanis trollida, ehk siis paadiga lanti järgi vedada. Ja täna sihiks siis kohapüügi peale. Viimane kord sai papsiga käidud. Koha kätte ei saanud. Mina sain 3 kohavõttu oli ja 1 haugipulga sain kätte. Sellise täpselt mõõdus, et võib-olla oli isegi sent üle. Sai tagasi lastud. Ja siis täna mõtlesin, et tulen proovin koha veel püüda, et eelmine kord siin kätte ei saanud, aga võtud olid ja kala näitas all ikka päris korralikult. Et ilm on ilus, kohati on selge, kohati on pilves, nagu te siit eemalt näete. Ja üritaks siis täna koha püüda väikse järve pealt. Kuuldavasti on siit saadud päris hästi sel aastal isegi ilusaid kalu, et siin on vist nähtud on lausa 3 kilo pluss kala, aga kätte vist ei õnnestunud saada meestel siin teda ja sai minema. Aga selliseid 2 kiloseid ja selliseid ikka on saadud, et tänaseks on siis paadil uus tehnika peal. Nimelt siis uus kajalood, uus andur ja pluss siis lisaks teine andur, aga sellest räägime siis videos edasi ja vaatame. Timmin siin kiirelt õnged valmis ja läheb püügiks, et olen siin praegu tükk aega juba nokitsenud ja natuke sõitsin järve peal ringi, vaatasin, mis toimub vee all. Ja kalu oli näha, ilusaid kalu ja ilusad parved olid, et vaatame, äkki õnnestub midagi täna kätte ka saada. Ja isegi kui ei saa, et sellest ei ole ka mitte midagi, et ei pea iga kord kala saama. Maganud olen üsna vähe. Eile õhtul siis sai linnast maale tuldud ja plaanis oli siis kalale tulla, teha teile uus video, kuna siin mitmed seltsimehed on küsinud, et kuna see uus video tuleb, et tahaks näha juba magnetit jälle.
et minul ei ole selle vastu midagi, kui te tahate vaadata ja naudite kõike seda, et see teeb mulle head meelt, kui teile kõik need minu kalapüügid teile meeldivad, et see on nagu positiivne. No nii, ridvad on siis valmis pandud, landid küljes ja nüüd võiks pihta hakata. Et katsuks võtta siis ikkagi sama vana rada, kus siin eelmine kord sai võetud. Ja vaatame, mis siin saama hakkab, et siin aktiivset kala ei leia, et siis võib trajektoori muuta, et võib vähe keset järve proovida ja järv iseenesest on niisugune ühtlane. Mingit rante asju siin väga ei ole. Kivikarisid ka ei ole, küll aga leidub neid üksikuid kive ja isegi üsna suuri kive leidub siin. Et järve keskmine sügavus on kuskil, ütleme siuke 3,5, keskel on siis veidi sügavam, kõrgema veega on isegi peaaegu 5 meetrit olnud. See on ka ainult ühes kohas. Aga jah, et siukseid rante ja asju ei ole, et madalikke ja ühtlane põhi ja aga kala on kõvasti. Aparaat näitab kala kõvasti. See on vägev. Aga vaatame. Hakkan pihta ja mis seal ikka? Panen paadil hääled sisse ja läheb lahti. Toimus võte, esimene kala on otsas. Vaatame, kes siit tuleb. Väga suur ei tundu. Väga suur ei tundu. Ongi väike kohapoiss. Esimene koha. Esimene koha. Ala mõõduline küll, aga koha. Näete, täitsa olemas kala. Näete siis, kala täitsa olemas. Kasva sõbrake. Vägev. Esimene käes. Sain õnged sisse ja ütleme 3 minutit võib-olla sain järgi vedada ja plaksti esimene võte ja kohapoiss otsas. Selline tunne on. Natuke on suurem kui esimene kala. Tea, kes siin otsas on, kohe paistab. Kohapoiss jälle. Põhimõtteliselt sama klassi.
põhimõtteliselt samas klassis nagu esimene oli. Natukene on suurem. Kell on siis 6.03 ja näete, selline ilus väike koha läheb tagasi. Tšau! Läheb edasi. Kui püügitehnikat tead nagu ja kohti ka enam-vähem kus püüda, siis ei ole kala saamine üldse mingi probleem. Et siin on mõnes grupis on vahest siuke arutelu käinud, et oi, meestel on siuke tehnika ja nüüd tõmbavad järve tühjaks ja nii ja naa, et tegelikult need asjad ei ole päris niimoodi, et ega see tehnika nüüd kala võtma ei pane. See on sul lihtsalt üks abimees, millega sa siis saad, õpid tundma järve põhja, kus siis on randid, kivikarid või siis mis iganes. Aga see, et siin paljud räägivad ja kardavad, et oi, et meest tänapäeval on siuksed uhked aparaadid ja mehed teevad järved tühjaks nüüd aparaatidega, et sellepärast ärge nüüd küll muretsege, et päris niimoodi see asi ikka ei ole. Ostan nüüd hirmkallid kajaloodid ja ma ei tea, mis iganes on ja et nüüd läheb ilgeks kakkumiseks, aga tegelikult need asjad nii ei ole. See on sul lihtsalt üks abimees, kes näitab sulle, kus kala on, milline põhi on ja nii edasi. Et see, et need kalad nüüd võtma saada, pead olema ise kõva mees ja näitama oma oskusi. Huvitav, täna on tahtnud ainult ühte värvi. Ehk siis vasakpoolne õng on toiminud. Ja eelmine kord, kui siin papsiga käisime, siis võttis nagu seda lanti, mis mul parema. Oha. Võte oli kui me siin eelmine kord papsiga käisime, siis võttis seda lanti, mis siin paremal pool on. Ja paps proovis siin teisi lanti, mina vedasin ainult ühte järgi. Korralikud kalaparved on. Panen need pildid siis hiljem videosse ka sisse. Tegin just pilti, screenshoti. Ehk siis pildi aparaadist, mis ta hetkel põhjas näitab. Vahepeal siis väike kokkuvõte. Kell on 7.30. Nüüd vahepeal juhtunud midagi ei ole rohkem. Et 2 väikest koha sain, rohkem võtte ei ole olnud. Väiksed mingid togimised on olnud, aga otsa konkreetselt ei ole midagi jäänud. Ja nüüd mõtlesin, et teen see landi vahetuse, et panen uued landid otsa ja proovin teisi värve. Vaatame, mis siis teiste värvidega saama hakkab. Siia poole panin siis sinise kollase kõhuga ja teisel poole panin siis pea on punane ja tagant otsa on siis siuke hõbedane. Nüüd on siis võte number 3. On taga, jah. Midagi suurt ei ole, aga kala. Vaatame, kes siis seekord otsas on. Vaatame, kes seekord otsas on.
väike pulk jälle. Harra räägi. Täitsa ilus kohapoiss. Ja on isegi mõõdus. Ja lant tuli suust ära ka. Nii kui ma ta siia kahva sain. Vaatame, mis ta siin on. Kuigi tänase päeva suurim. Näete siis selline ilus. Said kala jälle või? No ikka no. Millega sa püüad, ussiga või? Ei, püüa landiga. Kuule räägi, mis värvi lant on kuule? Mis värvi lant on? Igasuguseid tahab. Vahest tahab ühte sinist, vahest tahab kollast, vahest punast. Praegu võttis sellist, millel pea on punane ja tagant on hõbene. Aga hommikul tahtis kollast. Ma panin ka praegu kollase kurat. Tegin siis enne võistkonnas vahetuse. Vahetasin landid välja. Vasakule panin siis sinise landi. Kõhu alt on oranžikas. Paremale panin siis sellise, millel pea on punane ja tagantpoolt on siis hõbedane üleni. Ja sain siin natuke aega nüüd vedada ja matake mõõdukala otsas. Erilist vastupanu ei teinud. Tuli üsna rahulikult. Kahva sain siis, kongs tuli suust ära kohe. Nii et seekord joppas. Aga poleks ka midagi juhtunud, et kui oleks otsast ära läinud ja oleks vabanenud. Et puhtalt kala peal ma väljas ei ole. Naudin seda vabadust, mis siin järve peal on ja mõnusat ilma. Praegu peaks küll olema siuke mõnus kohailm. Vahepeal on päike, vahepeal on pilves. Ja täna hetkel on siis 3 võttu olnud. Äkki õnnestub veel midagi otsa saada. Igal juhul vägev. Kala näitab meeletult aparaat. Tasub proovida. Kindlasti kohe. Seal eemal praegu paistavad mehed ka said midagi otsa, kerivad seal välja. Ja igati kihvt kalapäev. Aga vaatame edasi, vägev igal juhul. Paneme tänase päeva purki. Hakkab juba keskpäev kätte tulema. Et olen siin ainult mingi tunnikese vist või paar olen maganud öösel. Uue tehnikaga olen siis ülimalt rahul. Et tasub endale soetada selliseid aparaate, kui vähegi kannatab. Ja kõike seda saate siis Altermarinest, kes pakub seal igasuguseid erinevaid tooteid. Valik on suur, hinnad on head. Panen siis video alla ka siia lingi, kus siis saate toodetega tutvuda, kellel soovi on. Tänaseks abiliseks oli siis Lorenzi Elite FS9 versioon. Ja lisaks on siis siia juurde pandud veel Active Targeti andur. Et nendest muudest asjadest räägime ilmselt järgmistes videodes. Kuidas seadistada, kuidas kasutada
erinevad vaated. Otse laivis saad vaadata, kuidas kalad ujuvad, kuhu nad lähevad. Kas tuleb paadi alla, läheb paadist eemale, vasakule, paremale. Et seda kõike on nüüd tänapäeval võimalik näha. Ja nendest räägime ka siis uutes videodes, mis tulevad. Et kindlasti saab põnev olema. Et vajutage kindlasti tellige nuppu. Et siis oleksite kursis uute videodega, kui jälle uued tulevad. Saate vaadata, kes veel väga kasutada ei oska, et ehk siis leiate siit põnevat materjali. Aga jah, selleks korraks siis nii palju ja igal juhul vägev kalapäev oli. 3 võtust 3 kätte. 2 neist läksid tagasi ujuma ja 1 võtsin siis kaasa, mis oli mõõdus. Hakkasin paadiga sõitma, sain vist äkki mingi 3-5 minutit sõita. Oli põmm esimene kontakt kohe. Et võib-olla isegi hommiku varem oleks olnud see veel magusam, aga no kes seda teab. Ja igal juhul vahet ei ole, et mina jään päevaga ülimalt rahul, et piisab ka sellest 3. Isegi kui oleks 0 päev olnud, oleks ka lahe päev olnud. Et selline tore kalaseiklus oli siis täna. Et saab õhtul ilusti panni naerma. Mammale üks ilus koha. Ja endal ka tuju hea. Saab põnev olema. Ja ilmselt lähen ka homme. Veel teen ühe kalatripi Võrtsu peale. Kuuldavasti oli siin Võrtsu peal ka nüüd kala hakanud võtma päris korralikult. Et teen siis papsiga homme ilmselt seal Võrtsu peal ühe tiiru. Kui just midagi muud ette ei tule, aga arvatavasti. Aga lahe igal juhul. Olge mõnusad ja näeme kalavetel. Tšau! Aga selle eest on meil põdra õlu.